Shallow, siin ma jälle olen, Piret Faieferi Costa Ricast. Ja tundub, et kohe hakkab vihma sadama, kuigi meil siin viimased päevad on nii palav olnud. Eile oli nii palav, et kohe õudne. Ja täna hommikul oli ka, nüüd hakkab väike jahedamaks minema, sellepärast, et vist hakkab vihma sadama. Nii et ma kolin praegu ennast siin. Ma võtsin omale 5 nädalat puhkust. Nii et see puhkus on siis koera ja maja hoidmine mujal, see tähendab, et ma pean siit välja kolima. Kõigepealt on nädal aega seal Phoebe juures, kes mäletab seal, kus ma olen ennegi oma laive teinud, ja siis teine 4 nädalat on Ella juures, kus ma olen ka oma laive teinud. Nii et samad kohad, kus me oleme juba näinud. Nii et 5 nädalat puhkus, hurraa! Ja siis selle aja jooksul mul on praegu, ma tegin endaga lepingu, ma pean endale genereerima online sissetuleku. Nii, emotsionaalne komm. Esimene vaataja platsis, küsi oma number. Mul on nüüd, kohe ütlen kui palju, 68 numbrit. Ja ma ütlen kohe siit kõigi esimese kõigile. Ups, unustasin... Tulen kohe tagasi. Nii, siin ma olen. Unustasin oma selle surnud kassi. Nii et nüüd panin surnud kassi mikrofoni peale, siis peaks olema parem. Nii, ei näe veel kommentaare, siis ütlen sellise kommi. Claude Bracton ütles, et elada intuitiivselt tähendab elada 4-dimensiooniliselt. Ja seda olengi mina nüüd viimastel aastatel praktiseerinud intuitiivselt elamist. Ehk siis see, et ma 5 nädalat endale puhkust võtsin, see ongi intuitiivselt. Ehk siis ma tundsin, et on vaja. Ja kuna mul need... Kõigepealt oli esimene nädal koera hoidmist ja siis ma mõtlesin, vaatan see oma koer, mis ma siin fosterdanud olen. Et mis ma temaga teen ja siis Ella ütles, et ta võtab ta enda juurde, aga kuna tema peab ka ära minema, siis me teemegi vahetust. Et tema hoiab nädal aega Roonjat ja siis mina hoian 4 nädalat tema koera ja Roonjat tema juures. Ja siis ma otsustasingi algus, kui ma mõtlesin, et kui ma peaksin nagu turgu ka samal ajal tegema, siis ma nagu kogu mu keha oli, ei taha, sest see oleks õudne ravelemine. Ja tõesti on aeg võtta väike puhkus, nii et ma olen nii õnnelik, et ma seda tegin. Et ma kuulasin oma intuitsiooni ja tegin ära. Nii, ja täna on taas kord Siilsvaan. Ja mul oli 2 videot, mida ma mõtlesin, mida võiks teha. Üks on see, mida ma siis teen, mida ma otsustasin, et teha. Leia oma negatiivne põhimuster või jäljend ja sellega oma elu eesmärk, mis on praegu väga oluline minu elus. Ja siis teine video oli, mis see teine video oli? Teine video oli vist hirm tuleviku ees. Ja ma vaatasin kumbagi videot ma ei ole teinud ja siin on isegi see video, mis ta siin mainib. Kersti, tšau Kersti. Näe, küsib 45. Kersti meil, kohe ütleme 45. Et siin ta videos ta mainib seda videot, et how to heal your emotional body ja ma vaatasin, ma ei ole seda ka veel teinud, ma olen selle ära tõlkinud, aga ma ei ole seda veel videoks teinud, nii et see on ka veel üks suur projekt, mis tuleb ära teha. See emotsionaalset värki ma olen juba päris palju teinud, aga näe Anne ka, nii tore. Nii, 45 kõigepealt on siis Anthony D'Angelolt naerata, see on võti, mis sobib kõigi südamete lukkudesse. Naerata, see on võti, mis sobib kõigi südamete lukkudesse, mis on täitsa tõsi. Ja 36, isegi kui mõned inimesed vastu ei naerata, siis nagu nad saavad selle ikkagi, et nagu kui ma tean, et meil eestlastel on eriti nii, et nagu ei kipu naeratama ja 14 ka, okei. Et mine tea, kuidas mis minust siis mõeldakse. Et tegelikult ei ole nii, et mida rohkem me ise oleme naeratavad, lahked, avatud, seda rohkem saavad ka teised olla meiega, nemad ise. Meil oli siin kõne ühe inimesega, kellega tükk aega ei ole rääkida, siis ma küsisin ta käest, et kas tal siis ei ole kellegagi rääkida, et lihtsalt räägi inimestega nii, nagu sa tunned,
sinuga saab jah nii rääkida, aga kõigiga ei saa. Et ja see on sellepärast, et mina ise olen avatud ja siis kui me ise oleme avatud, siis saavad ka teised olla meiega avatud. Nii, 36. Kõige olulisem asi, mida saame oma lähedastele kinkida, on meie aeg. Ja 14. Ma tegelikult isegi mõtlesin, et võib-olla ma teen hoopis, vaata, kuna eelmine kord see koera aukumine meditatsiooni ajal oli täitsa segav, kui ma ise kuulasin seda meditatsiooni uuesti, isegi kui ma olin ta juba nagu, ma proovisin, ma ei saanud seda alguses koera aukumist maha võtta. Ja siis, kui ma seda uuesti tegin, siis ma lihtsalt ei saanud sellest üle kümbert, sellest koera aukumisest, aga kahjuks jah, otsustasin, et teen ikkagi seekord laivi veel siit. Loodetavasti need koerad rahunevad selleks ajaks maha, kui meditatsiooni aeg on. Ja kuidagi nagu, kuna siin on nüüd see puude barjäär on ka hõredamaks läinud, ehk siis nad hakkavad ehitama sinna sellesse tsooni, mis on olnud alati ainult loodus, siis nüüd on nüüd suuri autosid ka siin kuulda. Aga jah, see, kuhu ma lähen, nii et järgmine pühapäev on juba parem. Nii, kas ma näen Kristelit? Ma näen Kristelit. Kristel, küsi ka oma number. Nii, number 14. Ole see muutus, mida soovid siin maailmas näha. Mahatma Gandilt. Ole see muutus, mida sa soovid näha. Ole see muutus. Oleme need, mida me soovime tunda, mida me soovime näha. Ehk siis, kui me oleme rohkem avatud, siis on ka teised meiega rohkem avatud. Nii, aga hakkame pihta. Nii siis, Jill ütleb, et enne kui me sellesse ellu siia tuleme, me alustame oma nii-öelda tuumkavatsusega. Ehk siis meil on oma tuumkavatsus, mida me tuleme siia ellu kogema. Ja see loob sündmuste ahela, mis viib meid meie füüsilise eluni, eks ole. Nüüd, ilma selle kavatsuseta, selle sünnieelse kavatsuseta ei tuleks me üldse siia ellu. Ja elu ei saakski eksisteerida. Ja see on põhjus, miks me valime need vanemad, keda me valime. Ja see on põhjus, miks me valime selle astroloogilise joonduse, mida me valime. Ehk siis mina tulin siia Neitsi tähtkuis hobuse aastal. Ma ei tea, ma ei mäleta, mis kell ma sündisin, aga nagu see mõjutab ka veel, eks ole. Mis see viimane komm on? Kõige viimane on 68 vist. Oli või? Jah, 68, see on minult. Küsid seda või? Mis siis, kui universumi avardumine sõltub minu avardumisest, mis on oma soovide poole liikumisest. Oma soovide poole liikumisest. Mis siis, kui universumi avardumine sõltub minu avardumisest, oma soovide poole liikumisest? Ja kuigi võib olla tõsi, et sa tulid siia ellu kogema väga paljusid erinevaid asju, olid kõik need asjad, mida sa kavatsesid kogeda, harud, aitäh südamete eest, mis kasvasid välja sellest ühest juurest. Sellest tuumkogemusest, mida sa tahtsid kogeda. See, mida Jill aitab meil täna teha, on välja selgitada, mis see tuumkogemus on, mida sa kavatsesid selles elus kogeda. Sellepärast ma tegin selle video, ma arvan, et see on väga oluline, et teada seda oma tuumkogemust. Ja sa jõuad selle tuumsoovi või kavatsuseni, leides üles tuumjäljendi, oma core imprint inglise keeles, või tuumkontrasti, mida sa otsustasid siia tulla kogema. Kuulete nüüd neid koeri, jah? Täna nad on kohe eriti lärmakad. Hoiame pöialt, et meditatsiooni ajal nad on vaikselt. Nii, oletame, et kogemus, mida me selles reaalsuses kavatseme kogeda, on tingimusteta armastus. Nagu kõigi asjade puhul ei saa kogeda midagi ilma selle vastandit kogemata. Sa ei saa mõista valget, kui sa ei ole kogenud musta. Ehk siis, kui sa tulid kogema tingimusteta armastust, siis paiskad sa iseennast sellesse keskkonda, kus
armastus on tingimusteta ja kus sind isegi tõrjutakse, kus sa ei saa armastust. Me kogeme seda tingimusteta armastuse vastandlikku vibratsiooni tundena, täpsemalt öeldes tundesignatuurina. See tundesignatuur on nagu konkreetne maitse, emotsiooni ja aistingu kujul. Meie hing mõistab neid tajusid nende tundesignatuuride kaudu, mitte vaimsete kontseptsioonide kaudu. Ajaruumi reaalsus, mida me praegu kogeme, on kontrasti reaalsus. See on duaalsuse dimensioon. Me tuleme sellesse kontrastsel põhinevasse ellu siin maal, et kogeda musta, et seejärel saaksime tunda ja kogeda valget. Duaalsus, must ja valge. Seega valime me väga spetsiifilised tingimused selleks, et kogeda oma ülima soovi vastandit selles elus, teades, et selle vastandi kogemine sünnitab teadlikkuse ja kogemuse sellest, mida tegelikult soovime. Kui me kogeme selle vastandit, siis me tunneme seda, isegi kui me seda alguses ei mõista. Selle vastandi tundesignatuur, selle vastandi, mida sa kavatsesid selles elus kogeda, sellest saab sinu tuumjäljendi, saab sinu tuumnegatiivne jäljend. Ja sinu tuumnegatiivne jäljend on juur, millest kogu sinu elu välja kasvab. Meie elu, kõikide meie elu, mitte ainult sinu. Nii, see on see, mida me tulime selles kehastuses transformeerima. Teisisõnu, see on sinu peamine elu eesmärk. Kasutada selle konkreetse negatiivse tundesignatuuri kontrasti selleks, et leida üles ja saada selle vastandiks. Mahatma Gandhi just oli see ole see muutus, mida soovid maailmas näha. Oles, saa selleks vastandiks. Kui oled selle tuumnegatiivse jäljendi omaks võtnud, siis kogu ülejäänud elu jooksul, kuni see vibratsioon on integreeritud, peegeldub see sinu ellu ikka ja jälle. Ja eelkõige meie suhetes muuseas. Sest suhted pakuvad siin maa peal meie kogemuse nii-öelda lihaluudele. Et nagu suhted on lihaluudel siin selles reaalsuses. Nagu see on kõige olulisem, või no mitte kõige olulisem, aga see on nagu lihaluudel. Seega arvad sa jätkuvalt, et satud erinevate suhetesse erinevate inimestega ning koged erinevaid probleeme, kuid see on sellepärast, et sa ei tunne ära tundesignatuuri, mis on tegelikult täpselt sama igas suhtes. Ja see on see, mis aina kordub. Nii et see tuumsignatuur kordab ennast üha uuesti ja uuesti just kui nuttes integratsiooni järele. Nagu katkine CD-plaat, mis jääb ühe koha peale hüppama. Eks ole? Nüüd, kui me tahame, et meie suhted oleksid teistsugused, on meil vaja see tuumjäljend ära tunda. Meil on vaja teadvustada selle rolli meie hinge arengus. Meil on vaja kasutada seda selleks, et välja selgitada, mida me siin reaalsuses teeme. Kui sa juba arvad, et tead, mis sinu tuumjäljend on ja seega ka sinu tuum eesmärk selles elus, siis ole valmis, et sul ei pruugi olla õigus. Thiel ise ütleb, et tema kipub olema inimene, kes peab ennast väga eneseteadlikuks, aga siis, kui ta sukeldus oma tuumjäljendi tundevibratsiooni, oli ta üllatunud, mis ta leidis. Ta eeldas, et see on vabadus, aga lõppude lõpuks oli ta ju kogenud oma elus nii palju jõuetust ja vangistust, kuid see, mis ta avastas, oli see, et tema kõige sügavam tuumjäljend oli tegelikult mahajäetuse vibratsioon. Ja siis, mis ta avastas, et see tema elu eesmärk siin, kuna see on vaikimisi selle asja vastand, on tagasinõudmine, inglise keeles reclamation, tagasinõudmine, taasühendumine. Nüüd on sellel mõte, kui vaatan tagasi oma elule, isegi oma karjäärile. Kogu tema elud on pühendunud
kogu tema elu on olnud pühendatud liikumisele tagasinõudmise suunas. Ta õpetab nüüd inimestele, kuidas ise ennast tagasi nõuda, siis kuidas nagu leida joondus iseendaga taaskord, eks ole. Kuidas taastada oma suhe kõrgema minaga, kuidas taastada oma suhe allikaga. Kõik omandab nüüd tähenduse, sest ma tean oma eesmärki, ütleb Thiel. Seega, pane mõneks ajaks oma hinnangud nurka ja tee see protsess läbi. Sa võid olla üllatunud sellest, mida sa leiad. Meie eesmärk selles elus tundub peaaegu alati olevat just see kõige raskem asi, millega joonduda. Sest selleks, et seda kogeda, peame me esmalt sukelduma selle vastandisse. Inimesel, kes on näiteks kogu elu kogenud mahajäetust, on raske äkitselt kogeda tagasinõudmist. Vist jäi pidama. Internet meil siin. Vool meil siin teeb edasi-tagasi käimist vahepeal. Nii, tagasinõudmine näib võimatu unistusena inimesel, kes on tundnud end kogu elu mahajäetuna. Seepärast tundub sinu eesmärk nii raske ja nii kättesaamatu. Sellegi poolest on meie algne kavatsus selle elu jaoks soov, mida me ei saa eitada. Ja seetõttu liigume me hoolimata tajutud raskustest igavesti selle kogemuse suunas, mida me kavatsesime saada. Ükskõik, mis meie teele ette jääb, kuni me kas või naaseme surma kaudu. Allika perspektiivi või manifesteerime selles elus. Selle tuumjälendi leidmiseks alustame nagu iga teise meditatsiooniga, jälgides oma hingamist, rahustades meelt, fokusseerides seda, et mõtted viiks meid käesolevast hetkest välja. Kõigepealt me räägime selle läbi. Ma ei tea, kas me teeme seda meditatsiooniks, võib-olla midagi taolist, aga ma lihtsalt räägin selle läbi praegu, et sa teaksid, mis moodi seda teha. Ja muidugi käsikirja ma postitan ka, nii et kui sa tahad seda edaspidi teha ja tahad kiiresti näha, leida need punktid, et ei pea tervet videot uuesti üle vaatama, siis vaatad käsikirjast. Kui tunneme, et meie meel vaikib, eks ole, siis vaatleme kõiki oma varasemaid olulisi suhteid. Neid, kus sa tõeliselt tundsid, et seal oli armastus. Mõtle korraks. Nüüd tahan, et mõtleksid nendele suhetele, mis hakkasid allamäge minema ja lõpuks lõppesid. Ja mõtle selle peale, mis tunne sul siis oli, kui need halvasti läksid. Ja sukeldu sellesse kogemusse, kuidas need suhted hakkasid nii-öelda hapuks minema. Ebaõnnestusid ja lõppesid. Ja esita endale selline küsimus. Mida ma tundsin pärast seda, kui need lõppesid? Pane tähele, et olenemata asjaoludest või sellest, kellega sa koos olid, on see tunne täpselt sama. Lihtsalt tunne seda tunnet. Ja praegu ei pruugi sul olla sõna selle tunde kirjeldamiseks. Kuid sa saad seda kogeda ikkagi kui liigagi tuttavat tunnet, mis on kandunud läbi kogu su elu, peegeldudes ikka ja jälle. Tunneta selle tunde aistinguid oma kehas. Vaatle seda ja koge seda täielikult. Ja Thiel hoiatab meid ette, et see konkreetne tunne võib olla kõige piinarikkam tunne, millega sa oled kunagi püüdnud kohal olla. Ta ütleb, kui tema seda esimest korda tegi, siis tundus see natuke nii, nagu oleks mu nahk luudelt maha põletatud. Jah. Seega ma ei taha, et sa arvaksid, et see saab olema meeldiv kogemus, kuid see saab olema võti sinu eesmärgi leidmiseks. Kui tunned, et oled selle emotsiooniga piisavalt kaua aega veetnud või täpsemalt öeldes, kui tunned, et oled sellele täielikult alistunud, siis küsi endalt, millal ma tundsin seda tunnet esimest korda. Ja sa võid saada pilte, visioone, või ei pruugi saada, sa võid saada mälestusi või ei pruugi selle küsimuse tulemusena mitte mingisugust visuaalsest stiimulit tulla, see on täiesti okei.
ma tahan, et sa mõistaksid, et mis iganes esile kerkib, ongi see, mis peab sinu jaoks esile kerkima. Sul võib näiteks ilma igasuguse kontekstita lihtsalt selle konkreetse tunde intensiivsus suureneda. Jää selle tunde juurde. Et kõige olulisem on ollagi selle tundega kohal. Vaatle neid pilte, kui sa neid saad, või kui sulle meenub mälestusi, siis vaata neid ja natuke nii, nagu sa vaataksid filmi. Ehk siis sa natukene eraldad ennast, eks ole. Sa eraldad ennast sellest, sa vaatad seda kui teadlikkuse aspektist nii-öelda. Ja siis küsi ennast, kuidas ma ennast tunnen? How do I feel? Kuidas ma tunnen? Ja ole selle protsessiga kannatlik. Luba oma hingel seda sulle pakkuda. Et natuke nagu mull, mis tõuseb vee sügavusest pinnale. Et ära mine seda otsima, vaid lase sellel välja tulla. Kui sa nüüd küsid endalt, kuidas ma ennast tunnen, siis sõnasta selle niimoodi, et ma tunnen ennast või ma tunnen midagi endas niimoodi. Mitte, et ma tunnen nagu, sest kui me ütleme, ma tunnen nagu, siis me hakkame seda kontseptuaalselt mõtestama, selle asemel, et seda päriselt tunda. Nii et ma tunnen ja ma tunnen ennast või mitte, ma tunnen nagu, okei? Nii, näiteks ma tunnen end vaesena. Ma tunnen end vaesena. On sellest, kui öelda, ma tunnen nagu mul poleks raha. Need on erinevad. Üks neist on kontseptualiseerimine, teine on tõeline tunne. Me otsime tõelist tunnet. Mõned teist suudavad selle tunde kohe ära tunda. Teiste jaoks võib olla kasulik võtta ette pikk emotsioonide nimekiri muide. Mina arvan, ma kasutan seda ning siis, kui tunned seda emotsiooni enda sees intensiivselt, vaata seda nimekirja ja leia see sõna, mis kirjeldab seda konkreetset tunnet kõige paremini. Ja kui tunned, et oled valmis, võid selles punktis rakendada sellele tundele siili emotsionaalse kehaprotsessi eesmärgiga tervitada ja integreerida konkreetset tundesignatuuri. Jah, selle protsessi meelde tuletuseks vaata YouTube'i stiili videot How to Heal the Emotional Body, mille me ei ole veel eesti keelde, mina ei ole veel, ma olen selle ära tõlkinud, aga ma ei ole seda veel esitanud. Võib-olla ma kunagi tegin, aga jah, see tuleb uuesti teha. Aga see on põhimõtteliselt väga sarnane selle, mis me tegime hiljuti, emotsionaalse tunnetamine, emotsionaalne kogemise protsess, see on väga sarnane. Aga see on ka hea video, selle ma pean ka ära tegema. Pean ära tegema. Nii, nüüd teades seda negatiivset tuumjäljendit, kui sa leiad selle sinu negatiivset tuumjäljendi, selle kõige algse juure, siis vaata teadlikult tagasi oma elule ja vaata, kuidas see on olnud kõige tuttavam sagedus, mida oled selles elus kogenud. Ja kasuta seda, et teadvustada selle vastandit. Et saad teadlikuks, mida sa võid siin maa pealt tegelikult tegemas olla. Nüüd pea meeles, et seda, mida inimesed üldiselt peavad millegi vastandiks, ei pruugi olla sinu jaoks selle asja vastand. Ehk siis näiteks, kui traditsiooniliselt peetakse paanika vastandiks rahu, siis ei pruugi see sinu jaoks nii olla, sinu jaoks võib olla tegelikult paanika vastand usaldus. Eks ole, et nagu meil on erinevad, see on ju energeetiline, eks ole, see ei pruugi olla täpselt see tunne, mis kõigi teiste jaoks on. See võib olla sest see on natukene nihkes. Nii et leia see enda jaoks vastand sõna. Sa võid seda muide, kui sa nagu ei suuda seda nagu leida, seda vastand sõna, mis on see täielik vastand, siis kirjuta üles see sõna, mis sa valisid oma negatiivse tuumjäljendi kirjeldamiseks, see sõna, mis sa leidsid, ja vaata, mis on selle sõna autonüüm ehk vastandsõna. Ja siis, kui sa oled selle vastandsõna leidnud, siis
leia üles sünonüümid, et sa leiad nagu hästi palju erinevaid variante selle sõna jaoks ja siis see, mis tundub sinu jaoks kõige täpsem, see ongi sinu jaoks siis see sinu nii-öelda eesmärgi, sinu elu eesmärk põhimõtteliselt. Nii, et siis jah, see vastandlik vibratsioon on tegelikult sinu elu eesmärk. Samas sobib sinu arusaam eesmärgiks kui küsimusest, mida ma peaksin selle eluga tegema, peaaegu alati sellesse mudelisse, mis lähtub sinu negatiivsest tuumjäljendist ja seega ka sinu selle elu tuumkavatsusest. Nüüd ta toob meile näite, et parimat näidet võib näha filmis Stranger Than Fiction, mida mina ei ole näinud, aga seal on tegelaskuju, keda mängib Maggie Gyllenhaal, kes kehastab pagari äriomanikku. Nüüd selle filmi peategelane, keda mängib Will Ferrell, avastab üllatunult, et see pagari äriomanik õppis tegelikult Harvardi õigusteaduskonnas. Ja ta läks õigust õppima, sest ta tahtis maailma muuta. Ta tahtis muuta maailma paremaks paigaks. Ja kui ta osales Harvardi õigusteaduskonna õpperühmades, otsustas ta hakata nendele kohtumistele midagi kaasa tegema ja hakkaski seal küpsetama. Ja mõne kuu pärast avastas ta, et ta küpsetab palju rohkem, kui ta tegelikult õpib. ja nii palju rohkem, et ta kukkus lõpuks koolist välja ja jättiski Harvardi pooleli ja otsustas, et kui tema muudab maailma paremaks paigaks, siis ta teeb seda läbi küpsetiste. Et siis mõte seisneb selles, et kui sa uuriksid tema tuumjäljendit ja vibratsiooni, mida ta kavatses selles elus kogeda, siis see võiks olla midagi sellist nagu ühtekuuluvus, eks ole. Et seda võib teha väga erinevatel viisidel, mis on sinu elu eesmärk. Ei pea olema nii, nagu keegi teine seda teeb, aga sa teed seda ikkagi oma moodi. Et siis nüüd pagari äri omamine toetas seda kavatsust ja täitis tema elu eesmärki ja palju rohkem kui Harvardi õigusteadusega kraad seda oleks suutnud. Niisiis selle negatiivse tuumjäljendi tunde signatuur on lõppkokkuvõttes see peamine asi, mida me oleme tulnud sellesse ellu ületama, sest see on tuumvibratsioon, mis takistab meil kogemas tingimusteta armastust. See harjutus on eelkõige teadlikkuse harjutus. Oma negatiivsest tuumjäljendist ja seeläbi oma selle elu tuumkavatsusest teadlikuks saamine on esimene samm selle konkreetse tunde integreerimiseks. Nii et see ei peegeldaks enam sinu ellu ning see on esimene samm selle avastamiseks, mis sinu tõeline eesmärk siin maa peal on. Seega valmistu selleks, et elu hakkaks palju rohkem mõtet omama ja valmistu muutusteks. Head nädalat! Vot nii, mina olen natukene proovinud nüüd seda teha, aga ma ei ole tegelikult päriselt seda protsessi veel läbi teinud. Aga see on mul plaanis. Nüüd kogu selle 5 nädala jooksul, mis ma turgudel ei käi, mul on plaanis teha kõik need sügavamad protsessid läbi, mida ma olen praegu tagaplaanil hoidnud. No kuidas tundus, kas kutsub ka läbi tegema seda? Kas on tunne, et võiks teha seda protsessi läbi ja võiks leida oma selle tuumjäljendi ja siis sellega oma elu eesmärgi. Nii, kui kutsub, siis super. Ja nagu ma juba enne ütlesin, kasuta käsikirja. Nii, mina nüüd teen niimoodi, et ma panen kaamera niimoodi. Ja ise lähen natukene liigun siia poole. Niimoodi, naamoodi. Aha, südamed. Tundub, et oli kasulik. Nii, leia omale mugav asend, kuskil, kus on sul mõnus rahulik omaette olemine, kus keegi sind ei sega ja kus sa saad võtta aja iseenda jaoks. Ja hakkame hingama sügavamalt ja pehmemalt mõned korrad.
ja iga kord välja hingates lõdvestame oma keha järjest rohkem. Lõdvestame oma pea, näo, kõrvad, kaela, õlad, rindkere, kõhu, puusad, jalad kuni varbotsteni välja. Ja kujutame ette, kuidas me laseme oma jalataldadest kasvada ja energeetilised juured maa südamesse, armastuse keskusesse. Emamaa võtab armastavalt meie juured vastu, võtab meid vastu. Nii-öelda embab meie olemust. Tal on alati hea meel meid vastu võtta. Ta on alati meie jaoks olemas. Ta on alati hea meelega meie toetuspunkt. Aitäh, emamaa. Aitäh sinu armastuse eest. Aitäh sinu maanduse eest. Aitäh sinu transformeeruva väe eest. Ja nüüd avame ka oma kroonchakra ja võtame vastu ühenduse oma kõrgema minaga, oma kõrgema teadlikkusega. Ja võtamegi nüüd hetke ja mõtleme tagasi nendele suhetele, mis olid mis lõppesid valusalt, mis olid tõeline armastus. Ja lihtsalt lubame endal tunda seda tunnet. Mis tunne meil siis oli, kui me juba teadsime, et see suhe laguneb? Ja kuidas see tunne tugevnes selle tunde lagunemisega, selle suhte lagunemisega? Hingame samal ajal. Teadvustame, et me ei ole seal, me oleme siin. Aga me lubame endal seda tunnet meenutada. Me vaatame iseennast selles olukorras seal, aga me vaatame seda siit sellest teadlikkuse aspektist. Lubame endal leida selle tuumjäljendi või selle tunde. Ja oleme iseendaga selles tundes kohal. Isegi kui me veel ei ole seda veel päriselt leidnud, siis me lubame endal olla.
ja kui me oleme selle tunde juba leidnud, siis me lubame endal seda tunda. ja kui sa soovid enda kõrvale siia veel rohkem toetust, kuigi emamaa meil juba on, sa võid veel kutsuda siia näiteks ingleid või meisterõpetajaid või keda iganes sa soovid, kelle energia on sulle toetuseks, kes aitab sul selles tundes endaga kohal olla. Ja isegi kui me ei ole veel seda leidnud, siis me lubame endal see leida. Ükskõik kui kaua selleks aega läheb. Ja kuna see on meie taotlus, siis me leiame selle. Hinga ja lõdvestu selle olemise sisse. Aitäh, et sa valid seda protsessi teha. Tunneta seda, kuidas sinu olemus on sulle tänulik. Et sa seda teed, et sa ei põgene selle eest, vaid et sa lubad endal sellega kohal olla. See on väga tänuväärne töö. Hoiame ruumi iseenda jaoks selles protsessis. Ja kui sa oled selle tunde leidnud, kui sa oled selles tundes, kui sa lubad endal selles tundes olla, siis võid nüüd proovida hakata seda tunnet sõnastama, kui sa oled selleks valmis. Kas sa leiad sellele sõna? Ja kui sa ei leia, siis see on täiesti okei. Ja millal oli kõige esimene kord, kui sa seda tundsid? Ja ära mine vastust otsima, vaid lase selle endani jõuda. Millal ma tundsin seda tunnet esimest korda?
kui sa ei saa praegu vastust, siis see on ka täiesti okei. Aga kui sa oled saanud selle teadlikkuse, see võib olla visioon, see võib olla mälestus, see võib olla midagi sellist, mida sa ei oskagi teadvustada endale täpselt, kui vana sa võisid olla, või see võib olla lihtsalt mingi pilt. Kuidas ma ennast tunnen, mida ma tunnen. Ja võid ka küsida, kas see on minu juur, negatiivne muster, jäljend. Ja kui vastus on selge jah, siis sa oled leidnud oma tuumjäljendi, oma negatiivse tuumjäljendi. Ja nüüd tänu sellele sa saad leida, mis on selle vastand, mida sa tegelikult siia tulid kogema. Ja tunnegi seda lihtsalt tunde tasandil jälle. Ja kui sa oled hiljem siit meditatsioonist välja tulnud, siis sa võid vaadata otsida mingeid emotsioonide nimekirju ja leida need täpsed sõnad, mis vastavad sinu negatiivsele tuumjäljendile ja sellega sinu tuumkavatsusele. Aitäh.